tere, Aune! Tere, Grete! Mul on hea meel, et sa tulid minuga rääkima olulisest teemast, nagu see on nartsissism, siia Ärkli katusebaari. Siin on nii ilus roosa ja värvikas meil siin, kus me saame rahulikult sellisest olulisest teemast rääkida, nagu seda on nartsissistliku suhte tagajärjel toimunud kannatus, karistus ja nagu sa ütlesid just enne, et jumal tänatud, see on läbi. Just. Et see emotsioon seal taga, et mis asi see siis on läbi? Just nimelt, et täna mul on väga hea meel siin naerusuiselt niimoodi tagasi vaadata kogu sellele suhtele, mis siis kokkuvõttes kestis kuskil 4-5 aastat, mis oli siis nartsissistlik nii-öelda kooselu kaaslasega. Et täna mul on tõesti väga hea meel ja täna ma tõesti naeratan, mis on peamine, et teinekord tulevad ikkagi kananahk ja judinad tulevad peale tagasi vaadates või mõnda olukorda meelde tuletades. Et see, kuidas moodi sellest ilusast lillelisest prints valgel hobusel suhtest, ilma et ma oleksin niimoodi neid punaseid lippe tähele pannud, ühtäkki avastasin, et ma olen hoopis nartsissistlikus suhtes, kus ma olen kaotanud ennast emana, ennast naisena, karjäärinaisena, inimesena ning kus ma tundsin lihtsalt, et ma olen lõputus augus, kust ma enam ei oska välja tulla ning mu ümber ei olnud enam seda tugigruppi, sest ma olin samm-sammult väga peenekoeliselt läbi siis nartsissisti käitumise kaotanud enda ümber peaaegu kõik, mis mul oli. Millega ta sind siis võlus ära, et sa olid nõus kõigest loobuma enda ümber, et miks see oli siis nii selline paeluv? Me alustasime seda suhet tegelikult üldse niimoodi, et tema oli enda varasemast kaaslasest lahku läinud ja mina olin enda varasemast kaaslasest. Sealt oli mõnda aega möödas ja kuna me üksteist teadsime tegelikult ütleme, et tiinekaeast või isegi võiks öelda, et kohati lapsepõlvest, siis me kuidagi hakkasime suhtlema tänu sellele, et ma jagasin enda lugusid sotsiaalmeedias, Instagramis ja tema vastas nendele. Et tema tunneb midagi sarnast ja et meil on midagi ühist ja me võiksime teinekord kokku saada, jalutama minna ja kakao kõrvale siis lugusid rääkida, kuidas me endast tunneme peale seda rasket, pikka ja piinarikast eelnevat lahkuminekut. Ja et see oli selline ühine punkt, mis meid siis tol hetkel sidus. Ja kuna ta selles olekus siis nägi mind kurvana, õnnetuna, vihasena, ilma meigita, dressipükstes, sundis mind välja minema, jalutama, kakaod jooma, siis see tundus minu jaoks selline esimene puutepunkt, et nii, et nüüd ta on näinud mind sellesse nii-öelda mitte nii heast küljest juba, et ma ei ole pidanud ennast vuntsima üles meikima, meil ei ole neid fancysid teite olnud ega midagi, et see algas teistmoodi ja see tundus minu jaoks paeluv, et kui ta juba mu sellise halamise üle elab, et siis edaspidi äkki võiks midagi õitsele puhkeda. Aga nad on ka ju imelised teesklejad, et nad tulevad justkui sellises kohas, kus sa oled nagu kõige haavatavamas ja nõrgemas kohas, et nad tulevad siis nagu on need siis prints valgel hobusel, kes siis tuleb päästma. Et selline... See ei tundunud mulle üldse niimoodi, et ma olen varasemalt ka taolistes suhetes olnud, et ma ikkagi olen osanud neid punaseid lippe tähele panna, aga see hiilis mulle kõrvale niimoodi, et ma absoluutselt ei osanud ettegi aimata, et ma arvan, et see üks osa sellest teesklusest oli teeselda, et ta ei teeskle. Ma arvan. Et tema selline
nagu topeltmäng ehk et siis ta sai ka nagu sind üle veel mängida sellega, et ta võib-olla ka võis nagu nautida enda manipulatsioonimängu või? Absoluutselt. Ma tagantjärgi täna mõtlen, et see võis nii olla, et nüüd peale mitut aastat ma temaga koos elades, ma arvan, et ma võin julgelt öelda, et ma natukene ikkagi tunnen teda, kuigi raske on lõpuni välja aru saada, kes ta on, mis ta on, miks ta midagi teeb. Aga nüüd tagantjärgi, kui ma mõtlen seda, siis kindlasti ma arvan, et ta nautis just täpselt seda protsessi, kus ta oli ise väga teadlik sellest, mida ta teeb, kuidas moodi ta käitub. Ja ta nautis täpselt seda, et millisel hetkel ma tegelikult murdun ja toimub see nii-öelda armumine, sest alguses, kui me väljas käisime, ma ütlesin talle, et me võime käia väljas kakaod joomas ja halamas üksteisele oma kurba saatust, aga ma ütlen sulle ausalt, siit midagi ei tule. Sa ei ole üldse minu tüüpi ja et olgu see sulle selge. Ja nüüd siin ma olen mitu aastat hiljem peale pikki aastaid kooselu. Nii et tema tegelik mäng või põnevus võib-olla tal endale ka teades seda, et nartsissistlikud isikud naudivad seda adrenaliini või seda mängu, et see tegi veel võib-olla põnevamaks selle, et sa sellise eitava hoiakuga olid. Jah. Kindlasti. Aga kuidas teil siis edasi veeres see, et sa siis nii-öelda sinna 4-5 aastasse sisse lasid ennast mängida? Ta läks üsna kiiresti isegi alguses, et täpselt selline keskkond ja ümbritsev olukord tõukas või ajendas mind üsna kiiresti kokku kolima. Et me olime suhelnud lähedasemalt, ma arvan, kuskil pool aastat, äkki nõksa peale, kui ma juba kolisin tema juurde lihtsalt asjaolude tõttu, kuna ma jäin enda elupaigast ilma. Ja mul ei olnud tol hetkel võimalus ka soetada oma kodu. Seega me lapsega, mul oli 4-aastane tütar tol hetkel, et siis me kolisime juba kokku. Et sellega see esimene samm tehtud ja peale seda üsna varsti tulid ka need esimesed minu jaoks nii-öelda selgemad punased lipud, aga mida ma ikkagi ignoreerisin väga pehmelt öeldes. Mul oli endal täiskohaga töö. Ma olin endale ettevõtte teinud ja soovisin ühel hetkel olla 100% vabakutseline, aga ma kindlasti kaugelt veel ei olnud valmis, see oli koroonaaeg. Ja tema kuidagi utsitas mind enda unistusi püüdma ja igatepidi toetas, oli selline õlg, kus nutta, kui ei läinud hästi. Ja ütles, et ta on igal hetkel ja igal sammul minu juures olemas ja toetamas nii jõuga, et ma saaksin enda unistused ikkagi ellu viia. Milline imeline mees. Absoluutselt. Kus see imelisus siis ära kadus, et mis seal siis toimuma hakkas? See imelisus hakkas, ma arvan, ära kaduma kuskil siis, kui ma otsustasin siis natukene sellise utsitamise tulemusena, kuid ma selle otsuse ikkagi võtsin ise vastu, et enda täiskohaga töökohalt lahkuda ja hakatagi siis vabakutseliseks ning lisaks sealt kõrvalt siis sissetulekut teenima ettevõttes, kus tema parasjagu töötas juhtival positsioonil. Ehk siis sisuliselt ma läksin tema alluvaks ja ma olin tema paariline kodus. Meil oli 2 last, tema laps, minu laps, ühine kodu nii-öelda, mis oli tegelikult tema kodu. Ja nii ta tasapidi läks, et seal hakkasid sellised väikesed kriteeriumid tulema selles osas, kellega ma väljas käin või miks ma välja lähen, mis kell ma koju tulen. Kui ma seda nii-öelda kellaajast üle läksin, siis hakkasid need kõned tulema või sellised väikesed nähvamised, et see ei ole okei ja kellega ja kus ja miks. Ja kriteeriumid ka tööpositsioonil olles, mõned sellised märkused mu välimuse kohta, kas ta võis olla liiga avatud dekoltee või liiga lühike seelik või kuidagi liiga väljakutsuv, et sa meelitad vastas sugupoolt ligi, et sellised kuidagi niimoodi natukene, mida ma alguses... Sellised väga tugevad nagu kontrollivad märgid või?
et pigem küll, aga ma ise sellest niimoodi aru ei saanud, et tagantjärgi nüüd. jah, ma mõtlesin, et nüüd, kui mul niisugune tõsine suhe, et aga võib-olla siis tõesti, et ma olen väga selline elav suhtleja, ekstravert ja mulle meeldib julgelt, ütleme nii julgelt ja värvikalt riides käia, et äkki ma peaksingi nõksa siis tagasi tõmbama. Et ma pigem alati mõtlesin, et ju siis ma ikkagi peaksin nagu selle kompromissi leidma ja tulema vastu. Ja siis hakkas niimoodi samm-sammult. Nii et see tegelikult see nartsissistlikes suhetes või keegi isegi kui püüab sind muuta, siis see on selline kaval nõks panna sind endas kahtlema ja kui sa tahad suhtes, oled empaatiline ja tahad nagu vastu tulla või kompromissile minna nii-öelda enda arvelt, siis see on tegelikult ju punane lipp. Absoluutselt. Aga ta mängis seda mängu kuidagi nii hästi, et mulle jäi selline mulje, et mina tulen talle vastu ja tema tuleb mulle ka poolele ja teele vastu. Et see on meie ühine kompromiss. Millega tema vastu tuli siis? Oletame kas siis töökohas riietuse osas või sõbrannadega väljas käimise osas, et seal et ta suutis mind panna mõtlema, et ta on mulle kuidagimoodi vastu tulnud, kuigi see, millega ta vastu tuli, peaks olema tegelikult täiesti iseenesest loomulik või selline iga inimese nagu fundamentaalne õigus midagi teha, midagi rääkida, kuskile minna, omada enda lähisõprusringkonda, suhtlemine perega, sellised koosolemised. Et ta panigi sind tundma, et see on see, mida tema sinul lubab. Just kui tema, et siis tegelikult see väga suur kontrolliv pool tuli sealt tugevalt välja, et ta võttis selle kontrolli sinu üle, mida ta sulle lubab ja mida ta ei luba. Ja kui ta midagi lubab, siis sa pead olema selle üle siis tänulik ja vastu tulema. Ahah, okei, väga kaval mees. Ja mida ta sellega huvitav siis võitis? Mis ta sellega siis lõpuks sai, kui ta, mis ta see eesmärk siis oli, kui sa ise tagasi mõtled? No ma arvan, et see eesmärk kindlasti võis olla selline minu nii-öelda purki püüdmine niimoodi, et ma enda ümbert, kui ma alguses olin väga enesekindel, kuigi ma olin oma eelmisest suhtest lahku läinud, siis siiski ma teadsin, kes ma olen, milline on minu kas stiil nagu riiete kandmise osas või väljas käimise osas. Mul oli kindel sõprusringkond, suhted perega näiteks, et siis ühel hetkel ma nagu tundsin, et seal vahel on selline kas kiil või ma pean palju ennast kontrollima või tegema mingisuguseid valikuid või võtma pooli. Et kui mul üks pool arvab või mõtleb ühtemoodi ja ma olen sellega täiesti päri, aga tema on sellele näiteks vastu või talle see ei meeldi, siis ma mõtlen, et kuidas ma nendele mõlemale, kuidas ma kommunikeerin seda mõlemale poolele niimoodi, et keegi haiget ei saaks. Näiteks meil on nädalavahetusel perega väljasõit, aga talle see ei sobi, sellepärast et näiteks on töö või ta sobib, et ma läksin tol päeval tööl või midagi, siis ma kuidagi tundsin, et ma pean valima, siis kumb. Ja lõpuks ma tõenäoliselt ikkagi enda perele mõtlesin mingisuguse sellise kas valge vale välja või mingil muul põhjusel, et vabandust, ma ei tule sel nädalavahetusel teiega, et kas ma olen tööl või on mõni muu asi, äkki ma olen haige või midagi sellist. Et ma tundsin, et ma pean hästi palju hakkama valima ja kuidas moodi ma suhtlen erinevates seltskondades enda sõpradega, et see suhtlus ei muutunud. Ta ei olnud enam nii vaba ja minulik. Et ta oli pigem selline kontrollitud suhtlus ja kontrollitud käigud. Nii et niimoodi sa kaotasid tegelikult endal siis sellise sotsiaalvõrgustiku? Absoluutselt. Kuni ühel hetkel ma lihtsalt isegi julgenud enda kodustest probleemidest või muredest kellelegi rääkida, sest ühel hetkel see oli siuke natukene leierdatud juba, kui ma midagi mainisin ja keegi ütles, et see ei ole ikkagi päris õige, siis alguses ma ikkagi proovisin kõikidele mõista anda, et see on minu valik ja ma loodan, et austate minu valikut ja tegelikult on ikkagi hea mees ja ta teeb minu jaoks seda, teist ja kolmandat ja neljandat, et meil on sellised mõned
mõned nii-öelda raskused tee peal, et kindlasti me suudame need ääred kuidagi pehmelt ära lihvida. Ilmselgelt me seda ei teinud ja ma muutusin üha enam nii-öelda eraklikumaks, üksikumaks ning ka õnnetumaks. Kahjuks tõesti nende sellise isiksuse häire puhul on see kontroll ja see manipulatsioon, see kavalus ikkagi väga kohutavad ja laastavad, et mis sinu tervisega nagu nende aastate jooksul lõpuks nagu toimus, et peale seda, kui sa lasid ennast nagu kogu aeg nii-öelda ära manipuleerida, eraldada, eemaldada, kogu aeg selline ka sihuke pidev ülemõtlemine, et mis on õige, kuidas ta ikkagi nagu kuidas temaga reageering oleks, on ju, eks ole, et siis nagu talle meeldida. Et kuidas su vaimne tervis seal nagu vastu pidas või? Seda vaimset tervist nüüd tagasi vaadates isegi piltide pealt ma olen vaadanud, et see vaimne tervis jõudis ka mu füüsilise kehani ilmselgelt. Et kui ma olin alguses väga naeratav piltide peal, õnnelik, selline vabameelne, siis ühel hetkel mul olidki silmaalused olid sinised, nägin näos kurbi kortsukesi, kehahoiak oli selline sisse tõmbunud, igal võimalikul moel on käed ristis või kuidagi ennast kaitsvas nii-öelda olekus ja vaimne tervis oli, see võis olla igapäevane nutmine, iga nädal kindlasti, kui oli midagi sellist, mis lihtsalt ajas mind nii nutma, et teinekord ma võisin pool tundi, tund aega, pool ööd lihtsalt järjest nutta, kuni ma pidin valuvaigistit võtma selleks, et peavalu oli nii suur. Kui sa nüüd tagasi mõtled enda nendele nutuhoogudele, millest need tulid? Nagu kui sa mõtled sellel isegi kui need mingid situatsioonid, aga mis sind, kas see segadus või oskamatus lahendada olukorda või mis seal toimub? Pigem isegi see, et kui me olime nendest, mulle meeldib asju selgeks rääkida kohe, et kui kommunikatsioon on olemas ja seda ka ju räägivad psühholoogid ja suhtepsühholoogid ja terapeudid, et kommunikatsioon on number 1. Et isegi kui mulle tundus, et see kommunikatsioon on olemas, ta oli niimoodi pooltel kordadel, kõnniti minu juurest lihtsalt minema, löödi uks pauguga kinni ja eralduti sellest olukorrast, nii et midagi ei saanud selgeks rääkida. Teistel kordadel me rääkisime sellest, me leppisime midagi kokku ja kohe, kui selg keerati, siis tehti risti vastupidi. Ehk siis need nutuhood nii-öelda tulenesid sellest, kui me olime midagi koos kokku leppinud ja sellest astuti üle või ignoreeriti ja peale seda tehti nägu, et tegelikult ei ole ju mitte midagi olnud, et keegi ei ole sulle liiga teinud, et sa kujutad endale ette, et sul on probleem, tegelikult seda probleemi ei ole olemas. Või siis, kui see probleem on olemas, siis sa oled ise selle ja põhjustanud ja nendel hetkedel ma tundsingi, et ma olen mitte keegi, ma olen lihtsalt nähtamatu, minust kõnnitakse üle, sõidetakse läbi, vaadatakse läbi ja miks ma üldse siin olen, kui vahet ei ole, mida ma teen või ütlen, sellel ei ole mitte mingisugust mõtet, me ei jõua sellega mitte kuskini. Mina olen ikkagi siin, kus minuga ei arvestata või mina vähemalt tunnen, et minuga ei arvestata ja see ei ole selline mõlemapoolne nagu suhe. Ma tihtipeale tundsin, et ma olen lihtsalt selles suhtes üksinda, kus mul on ainult kohustused, ettekirjutused, mida mina pean tegema, aga teine pool justkui nagu ei peaks mitte midagi tegema. Et sihuke ainult fun and games. Mis sind selles sees hoidis nii, et sa sealt välja ei tulnud, kas võib-olla ka selles mõttes, et algselt võib-olla vabatahtlikult olid selles, aga ühel hetkel, kui sa said ka aru, sa tulid ka sealt korraks välja ja selline mäng edasi-tagasi teil toimus. Et mis sind see pani nii-öelda seda edasi-tagasi mängu ka seal kaasa tegema siis? Peale, ma arvan, aastat aega koos olemist tuli välja, et lisaks siis sellele, et ta on lihtsalt nartsissistlik ja nii-öelda on oma käitumisega eraldanud mind oma perekonnast ja sõpradest ja nii edasi, siis ta ka väga uljalt leidis teisi naisterahvaid minu kõrvale, kellega ta pettis. Kui see petmine nüüd välja tuli, siis ma tõesti pakkisin oma asjad kokku, võtsin oma lapse, läksin ära.
üsna kiiresti ma sain aru, et kui ma tema juurest ära lähen, siis ma kaotan ka selle töö, mille tema oli mulle siis nii-öelda väga lahkelt andnud. Ma olin tema alluv, seega ma kaotasin ja sõrmenipsuga kaotasin oma töö. See oli siis nagu karistus või see kättemaks? Oli pigem hea, et kui sa minuga koos ei ole, siis sa võid arvestada sellega, et kõik need nii-öelda hüved, see sotsiaalne staatus, need võimalused, mis ma olen sulle tekitanud, siis kõik need ma pakin kohe kokku ja võtan need sinu käest ära. Aga päris huvitav on see, et tõesti siis oma peas eeldaski, et oled sina ja et sa kannatad välja selle petmise ja ebamugavustunde ja siis samal ajal ta veel naudib teisi naisi. Et see ongi tema peas siis nagu loomulik, et tema ei näinud selles enda viga. Ei näinud ja pigem ta proovis mulle maha müüa seda ideed selliselt, et kas oled minuga reisimas käinud ja kas ma olen sulle need reisipiletid ja asjad kinni maksnud ja selge. Nii, aga sa tead, et ma olen selline meesterahvas, kes töötab sellises positsioonis, kus ma saan väga palju tähelepanu. Kas sa teadsid seda? Jaa, aga siis see ongi see pakett, mis minuga koos kaasa tuleb. Kui sa oled juba minuga koos, loonud selle suhte, selle kooselu ja sul on väga ilus elu, lõunasöögid on sulle tasuta, elad sa minu kodus, eks ole, tasuta, arved ei maksa, toit on laual ja reisimas saad ka käia, siis mõned asjad tuleb lihtsalt alla neelata. Et see oligi tema niisugune täiesti tõsine uskumus, mille ta sulle välja käis nii-öelda selliselt. Absoluutselt ja mingil hetkel ma isegi viivuks jäin seda kuidagimoodi uskuma või kui ma ei jäänud seda uskuma, siis ma tunnetasin seda tema eraldamist sellest keskkonnast, mille ta oli mulle nii mugavalt loonud, et mul ei olnud tagasi minna kuskile, sellepärast et ma olin kaotanud enda sidemed ja suhtluse ja selle keskkonna, kus ma varasemalt olin. Ehk siis mul ei olnud kuskile nii-öelda minna kellegi käest abi paluda ja siis ta võttis ka ära selle, mida ta nii-öelda oli mulle võimaldanud või mis ta minu ümber nagu see illusioon, mille ta oli mulle kasvatanud. Ehk siis mul tekkis paanikahoog, ärevus. Ma ei teadnud, kes ma olen ja mis ma olen ja kus ma ja kellega ma suhtlen, räägin, mis tööd ma teen, mis sisse tulek. Ma olen ihu üksinda. Ma ei tea, mida teha, kuidas moodi üleval pidada oma väikest tüdrukut ja sellest suurest hirmust kõige kaotamise ees. Mulle tundus, et on lihtsam tagasi minna. Kuigi ma mõtlesin, et ma ikkagi panen oma jala maha, et me proovime kasutada siis perelepitust või nõustamist, psühholoogi, et äkki siiski seal on hea südamega inimene kuskil peidus, et me saame sellest asjast kuidagimoodi üle. Ei saanud. Käisite läbi siis baariteraapia või? Käisime läbi. Kuidas see siis toimis seal, et mis see terapeut siis, kuidas ta teid aidata sai sellel hetkel seal? Ta oleks saanud meid kindlasti aidata, kui ta oleks meiega kauem saanud tegeleda. Et esimesest kohtumisest alates peale seal käiku, nii kuidas ta seda oma tuttavatele sõpradele rääkis, kaasa arvatud mulle, oli selliselt, et näed, isegi terapeut on minu poolt. Me rääkisime oma loo ära ja isegi terapeut arvab, et sa oled peast soe. Et sina oled ainukene, kes siin peab enda hoiakut ja suhtumist muutma ja põhimõtteliselt ma peaksin olema natuke rohkem läbipaistvam meie suhtes, aga kui sa mulle liiga palju peale käid ja pinda käid sellega, kus sa käid või kellega sa räägid või miks sul kõik paroolid igal pool peal on või miks sa tihti öösiti ära oled või miks üleüldse ööseks koju ei ilmu, siis see olevat siis midagi, mis ajab teda veel rohkem minust eemale. Et selline tegelikult ka teraapias selline võistlemine. Et tegelikult selliste häirega nii-öelda siis tegelikult siiani mõeldes sinu laastavast kogemusest inimesel ikkagi puudub täielik teadmine, kuidas teha koostööd ja kuidas see suhe võiks toimida.
et see arusaam, et mängida sind siis sellesse kohta, et sa oleksid sõltuv temast ja siis sulle nii-öelda näidata koht kätte, et näed, sul ilma minuta ei olegi midagi. Et selline kontrolliv olek, see siis on sellise isiku jaoks siis suhe. Et tema jaoks oli see täiesti normaalne ja lihtsalt ilma silma pilgutamata selline absoluutselt. Et see on päris kohutav ju tegelikult, et see on selline hirmutav, et sinu loos ka see karistuse pool on minu arust nagu kõige õõvastavam, et kui räägi sellest karistusest, mida sa tundsid, et sa tegelikult ka läksid ära ja sa läksid tagasi, et räägi sealt. Tagasi ma läksin ka selliselt, et mina uskusin enda peas, et ma olin saavutanud sellise olukorra, kus ma ei ole nii-öelda väga kergesti ennast kätte andnud uuesti, et kus ma olen seadnud mingisugused uued piirid, mingisuguse turvalise koha, kui need kriteeriumid on täidetud, et sellisel juhul ma kolin tagasi. Ja need kriteeriumid mingiks väga põgusaks hetkeks saidki kõik täidetud, mis ilmselgelt oli nagu peast pühitud sellel hetkel, kui ma päriselt olin oma kodinatega tagasi tema juures. Et see endine eluviis jätkus ja isegi kuidagi veel karmimal moel, et enda sellise kontrollimise või kohati siis näägutamisega. Ja muideks tema sõprade silmis olin mina see psühhopaat, kellega temal oli raske suhe. Vähemalt tagantjärgi ma sain teada, et see oli kuidagi vastupidi, et see, milline tema suhtes oli, siis see tegelikult kõikide tutvusringkonna silmis olin mina see inimene, mitte tema. Et tagasi minnes see kõik läks kuidagi veel sügavamaks. Ma küll leidsin endale täiskohaga töökoha, et mitte olla tulevikus sellises olukorras, kus ma sõltun täielikult temast. Aga sa ei läinud ju tagasi selleks, et temaga suhet edasi luua või sa olid selles ikkagi veel uskusid endas, et temaga suhe võiks toimida? Ma alguses siiralt veel uskusin, et see suhe võiks toimida mingil hetkel. Aga mulle jõudis kuidagi minu sisimas jõudis kohale see, et tõenäoliselt sellest ei tulegi mitte midagi välja, et elu lõpuni me siin õnnelikult koos kindlasti ei ole. Aga mul oleks vaja selles suhtes olla täpselt nii kaua, kuni mina tunnen ennast piisavalt turvaliselt sellest suhtest lahkuda. Niimoodi, et kõik need karistused, mis ta mulle peale paneb nii-öelda, et ma ei oleks nendest nii kõigutatud, et ma ei oleks kuskile nii-öelda maha nurka löödud, et ma saaksin sealt iseseisvalt püsti ja ma ei jääks lapsega üksinda ilma sissetulekuta. Et ma saavutaksin vaimselt ja emotsionaalselt sellise stabiilse koha, kus ma suurest hirmust enam tagasi ei pea minema. Et mingist hetkest ma lihtsalt jäin sinna suhtesse teades, et me läheme eraldi, aga ma olin seal siiski edasi, sellepärast et ma ei ole olnud saavutanud seda punkti. Aga sa tundsid, et sa pead seda tegema suhtes, miks? Suhtes olles? No ütleme nii, et üsna lihtne oleks olnud käigu pealt ära minna taas. Aga see oleks jällegi tähendanud neid karistusi ja ma kunagi ei teadnud, et iga korraga need karistused kuidagi muutusid kuidagi suuremaks ja ma isegi ei oska seda niimoodi öelda, et ta ei olnud niimoodi, et ma võtan sult mänguasja nüüd ära või et ma võtan sult töö ära, vaid Millega ta karistas? Mis sind tegi nõrgaks? Ütleme nii, et me koos mõlemad tegeleme muusikaga tänu sellele töökohale, mille ta mulle andis ja siis sellega sealt kasvasid välja ka minu enda isiklikud hobid, inimeste tutvusringkond, inimesed, kes olid mulle saanud kalliks. Siis võimalused töötada mitte ainult tema juures, vaid ka mujal siis
mujal kas lokaalides või kohtades, inimestega, projektid, mingisugune lisasissetulek. Minu nii-öelda karjäär oli kuidagimoodi temaga seotud ja ma kartsin sellest kõigest ilma jääda, sest varasemalt, kui me ühe korra läksime lahku ja ma kolisin ära, siis ma jäin kogu sellest kupatusest ilma, et isegi kui mul oli kokku lepitud mingid kindlad projektid inimestega, siis ühel hetkel need projektid said tühistatud. Et see oli väga selge, et ta oli lihtsalt käinud ja kuidagimoodi veendnud neid inimesi, et sul on 2 valikut, kas meie saame hästi läbi või siis sa saad minu endise kaaslasega hästi läbi. Et minu hea soovitus on sul hoida neid häid suhteid minuga, et tema on nüüd eile ja ma soovitan teda mitte võtta. Ma arvan, et ta ei teinud seda kindlasti nii selgelt, et ta läks, ütles, et kas mina või tema, vaid ta suutis neid kuidagi panna mõtlema, et ma olen enda töös halb või et ma ei saa hakkama. Et inimesed pigem hirmust selle ees, et ma lähen ja teen nendele halba tööd, näiteks, ei lõpetasid töösuhted minuga ära. Et selline nii-öelda võim sinu üle oli juba saavutatud nii suur, mulle tundub, et ka võim teiste inimeste üle, kellele ta sai nii-öelda anda mingit infot sinu kohta selliselt, et nad enam sinuga koostööd ei teeks. Et tundub, et sa ei olnud ainukene, kes oli nii-öelda selles partnerina, et ja tal oli vist teistes valdkondades ka, et selleks ei pea vist olema ainult partner, et selleks võib ollagi see, kui sa oled juba võib-olla juhid inimesi või oled ülemus, siis sul on tegelikult paratamatult ju võim ja sa saad siis, kui sa oled selline kontrolliv ja tegelikult pahatahtlik, siis sa saad teha väga palju kurja. Absoluutselt. Seda ma nägin ka meie kooselu jooksul, et mina ei ole teps mitte ainukene inimene, keda ta kontrollib, et seal on tutvusringkond, kas perekeskkond, ringkond, siis töötajad, alluvad, kolleegid, keda ta samamoodi oma tegevuste või ütlemistega mõjutas, kelle nii-öelda seda, mitte nüüd mina pilti, seda ta, ma ei usu, et niivõrd mõjutas, aga seda pilti teistest inimestest ja olukordadest, et isegi oletame, kui midagi juhtus ja tema oli see, kes selle olukorra tekitas või tema oli nii-öelda sulaselge süüdlane, siis ilma silma pilgutamata võis keegi teine selle süü enda peale võtta niimoodi, et ta teadis, et keegi saab karistuse tema tehtud vea eest. Ei olnud vahet. Et järjekordne selles mõttes lugu nartsissistlikust isikust, kes vastutust ju ei võta. Et kõik see, mida ta ise teeb, on kellegi teise süü ja alati keegi saab selle eest siis karistatud. Talle meeldis pigem olla selline vaimne juht, liider, väga võistlushimuline, nagu paljud erakonnad kasutavad sellist taktikat, et mitte ei kiida ennast, vaid pigem keskenduma teiste negatiivsetele külgedele. Et ta küll ütles, et talle tähelepanu ei meeldi ja et ta ennast niimoodi otseselt ei kiitnud, siis ta nägi neid võimalusi, kus tuua esile teiste negatiivseid külgi ja läbi selle siis toonitada enda positiivseid külgi, kuidas ta on aidanud kellelgi mingi olukorra ära lahendada, kuidas on tema käitumistest või tegudest või ütlemistest sündinud midagi positiivset ja kasumlikku kellelegi. Et talle tegelikult väga meeldis tähelepanu. Ja see kuidagi maailma naba olemine, et just tänu temale on sellised suured positiivsed muudatused leidnud aset kas tema töö juures või tema isiklikus elus, tema sõprade keskis. Tema on see, kes tuleb ja lahendab sul selle olukorra ära, et kui sul on häda käes, siis ta tuleb ja aitab.
et selline päästmine oli siis väga huvitav manipulatsioonitehnika tal. Iseenesest ju heategu ei ole ju halb, aga mis sellele järgneb, on, et see on manipulatsioon, et selle taga on tegelikult sul endal vastutuskohustus siis nii-öelda anda talle siis või olla tema kontrolli all ja kui sa ei ole, siis sa oled tänamatu või selline noh, tema silmis siis nagu vaenlane võib-olla, et sa teda, sest et sellistel isikutel on tihti nii, et sa oled kas minu omand või teed nii nagu noh, et sa mind pliisid. Teenid on ju. Ja just teenid, oled nagu selline orjastatud nii-öelda või siis sa oled vaenlane. Et sa sellist keskteed üldiselt ei ole. Et seda sa täheldasid ise ka? Absoluutselt. Ja see isegi üks asi on see, et panna teist tundma, et ta on tänamatu. Teine asi on see, et kui sa omad enda teadmiste kukrus midagi, mida sa saaksid igal momendil teise vastu kuidagi ära kasutada, mingi killuke teadmist, mis võib õõnestada kas kellegi paarisuhet kellegi teisega, kellegi töösuhet või suhteid üleüldiselt, mingi teadmine, mida inimene on sulle usaldanud, teades, et see ei liigu kuskile mujale edasi, et ta väga hästi märkas ära, millised on inimese nii-öelda need nõrgad kohad, mida enda vastu positiivselt ära kasutada, et mida rohkem ta õppis inimest tundma, nägema, mis teda paelub või mis on see hea asi tema elus, pigem millised on tema nõrkused, tugevused, siis ta hoidis oma teadmiste kukrus neid asju kenasti ja oskas väga peene siis manipulatsiooni käigus neid inimesed endale lõksu püüda, et isegi kui ma tulen täna sinu juurde, sa tead, milline inimene ta on, siis sa tuled ja ütled, et sorry, ma olen ikkagi temaga sõber enne kui sinuga, sellepärast et sina ka kardad midagi, mida sa oled talle andnud, mida sa soovid, et ülejäänud maailm näiteks ei tea. No ja ta tegelikult vormib endast ju sellise hästi tugeva tüübi, et selline, et inimestele ju meeldib suhelda kellegagi võib-olla, kes on enesekindel, tugev, eneseteadlik, temast õhkub võib-olla sellist jõudu, et see on ju, mis paneb inimesi teiste poole tõmbuma ja see on selline kaval viis ju endast nagu see mask ette tõmmata ja väga hästi saab ju seda ka näidelda. Ja et ta on olnud nagu siis väga kaval. Absoluutselt. Et kuna sa selle suhte täielikult said nii-öelda ära lõpetada, nii et sa sealt tulid välja? See toimus 2 etapis. Üks etapp oli see, kui ma füüsiliselt tema juurest teist korda siis välja kolisin enda lapsega, kuna tülid, mis olid põhjustatud siis meie nii-öelda kokku lepitud kriteeriumitest või nende mittetäitmistest või sellest, et tema elab selles paari suhtes, võiks öelda, et lihtsalt vallalise poissmehe elu. Ja mina olen siis nii-öelda kodune paari suhtes olev ema, käin tööl, kantseldan lapsi, kaasa arvatud tema enda oma, et tegelen nendega, veedan nendega pühade ajal aega koos, viin neid välja või vastan küsimustele, kus on mu isa, millal mu isa koju tuleb. Et see täitsa selles mõttes nagu, kui mõelda, et kui suhe võiks minna selleni, et võiks tekkida koososa, siis siin oli nagu nii, et päris alguses tundus, et siin on nagu koososa võimalik, siis mida aeg edasi, sa liikusid sinna, kus sa olid lõpuks lihtsalt üksinda tema elu aitamaks, nagu võiks nimetada orjastatud. Meil ühisaega. Ei olnud nagu mis sealt sulle oli siis tegelikult sellel hetkel, et no suhe on ju vastastikune, et mida sina tunned, et sina sellisest suhtest said positiivset? Ma ei oskagi hetkel seda öelda, mis see positiivne, et seal oli kindlasti selline love bombing niimoodi, et peale mingit
tüli, ta andis terve suure hunniku lubadusi ja kuidagi ütleme, et selline võib-olla nädalake proovis neid täita, mille tulemusena ma olin siis mõnda aega õnnelik kuni järgmise sellise krahhini. Aga ma sain koristada, ma sain süüa teha, ma sain oodata teda kodus ning olla valmis pakkuma talle sellist seksuaalset füüsilist naudingut, mida üks mees suhtes soovib saada enda õnnelikult kaaslaselt, kes on kodus enamus ajast üksinda, tegeleb enda lapsega, tema lapsega, toidu tegemisega, koristamisega, 9-5 tööl käimisega, tema aitamisega, tema projektides. Et koos sellist ühist aega või perekonna aega, kus me oleme koos perekonnana, sellist ühel hetkel lihtsalt absoluutselt ei eksisteerinudki. Ja kui need tema peo pealt tulekud või sellised ärakadumised mõneks ajaks, et kui peale seda tekkisid tülid, siis ühel hetkel need tülid muutusid juba üsna hirmuäratavaks, et isegi füüsiliseks, et minule otseselt kunagi kätt külge ei pannud, kuigi mõnel momendil ma tõesti olin nii hirmunud, et no siit tuleb see pauk ära, vaid pigem oli seal mööbli viskamist ja loopimist, telefonid, läpakad, elutoa diivanilauad, mis käisid vastu seinu või tagurpidi niimoodi, et koos nõude ja absoluutselt kõigega mina sain pärast kilde koristada. Et selliseid tülisid oli päris palju, et ma võin ühest kirkamast loost rääkida, mis lõppes minu jaoks EMO-s. Räägi palun tõesti sellest. See oli päris kohutav, kui sa mulle seda rääkisid. Teised tahavad ka teada, et millega nad siis riskivad, kui nad nii kaugele on suhte lasknud viia. See oli siis üks osa peale, mida ma siis füüsiliselt välja kolisin, et see oli sihuke viimane piisk nagu minu karikas. Et tema oli pigem siis ütleme öötööl, et ta oli pigem öösiti ära, mina töötasin hommikul 9-5 ja mul oli parasjagu esmaspäeva hommikul üks väga tähtis koosolek töö juures, kuhu ma pidin minema. Ja tema oli siis tõenäoliselt millalgi öösel laekunud. Ma teda füüsiliselt ei näinud, hommikul kui märkasin, et siis ta oli küll minu kõrval. Aga mul olid äratuskellad pandud ja üsna mitu tükki. Ma olin õigel ajal magama läinud, üks lastest oli minu teada kodus. Ja hommikul ärkan enda telefoni kõne peale millalgi tunduvalt hiljem, kui minu koosolek oli juba pihta alanud ja tõenäoliselt ka ära lõppenud. See oli sulle, ma saan aru, kui sa mulle rääkisid, ülioluline, väga tähtis koosolek, et see on lihtsalt selline tavapärane töö. Ei olnud ja sellest ja see oli nii-öelda töö juures juhatuse liikmetega koosolek, et selline väga põhjapanev koosolek, kus mind enda osakonna juhina oli kindlasti vaja sinna. Et sinna ma ei jõudnud ja ma tõepoolest suure hirmuga kartsin, et uskumatu, kas tänu sellele ma näiteks võiksin kas või oma töö kaotada näiteks või mis minuga nüüd täpselt juhtub või kuidas moodi ma ennast välja vabandan, et mul oli mitu äratuskella peale pandud ja ma enda telefonist näen täpselt ära, kunas keegi selle telefoni nii-öelda kätte on võtnud või millistes äppides on käidud. Et kuna telefon ei viibinud minu kõrval, vaid oli meelega asetatud eemale, et ma saaksin üles tõusta, kõndida sinna, kinni panna. Et mul ei ole ühtegi mälestust sellest, et ma oleksin tuimalt üles tõusnud ja läinud oma 100 äratuskella kinni pannud. Aga minu siis peo pealt tulnud kaaslane pani need äratuskellad kinni ja telefon oli lõpuks meil kuskil voodis seal, meie kuskil vahepeal. Et kui ma üles ärkasin, et suure norinaga ta seal mul kõrval oli, äratasin ta ülesse, et miks mu äratuskellad kinni on pandud, miks ma midagi ei kuulnud, millal sa tulid, mis toimub. Jah. Sa olid nagu hämmingus, et täiesti küsimused. Jah, ma ei osanudki aega öelda, et miks niimoodi on, et kuidas moodi sa ei mõtle selle peale, et mina käin tööl ja mul on väga tähtsad kohustused, et sina tuled ja soovid magada, muidugi see on fine,
aga minul on ju vaja tööle minna, mina arvestan sellega, et sind öösiti ei ole, aga sa peaksid arvestama sellega, et mina lahkun hommikul siis tööle. See oli ju konkreetselt pahatahtlik tegevus. Mulle vähemalt nii tundus küll, et kas ta just tõenäoliselt üldse ei mäletanud, mis mul seal tööl toimub, et ta väga palju ei süvenenud sellesse, mis mul parasjagu toimub. Aga ma arvan, kas ta läbi une tegi seda või tal oli lihtsalt täiesti ükskõik ja ta pani need äratuskellad kinni sellepärast, et tema tahab edasi magada. Ma ei tea tänaseni sellele vastust, aga ma läksin väga endast välja ja aga kui sul oli mitu äratuskella pandud ja ta need kõik sai siis kinni pandud või kas ta tuli koju ja pani nad kinni enne, kui nad üldsegi see kellaaeg oli käes, kui ta äratama pidi või see... Nende käimise ajal ikkagi, mitte enne ei võtnud neid maha. Okay. Et seda ta ei saanud teha, mul oli telefon selles mõttes oli lukus, aga kui sul äratuskell sisse tuleb, siis sa saad valida kas snuus või stopp. Seal oli ikkagi stopp pandud. Et muidu nad oleksid lihtsalt üksteise haaval järjest tulnud väga valju häälega niimoodi, et seda on raske maha magada. Et ma läksin endast välja, ma tõstsin häält ta peale, ma olin tõesti väga endast väljas. Vahepeal ma helistasin tööle, ütlesin, et ma panen riidesse ja hakkan kohe liikuma, et ma olen poole tunni pärast kohal. Ja me vaidlesime ja karjusime ja ta üritas mulle selgeks teha, et ei, tema ei tea midagi ja tema magas ja ise ma käisin ja tegin ja tõusin ja panin ja endal mul on täiesti ükskõik, et mina ei hooli enda töökohast ega kõigest ja kõikides enda vigades proovin mina teisi süüdistada, et lase nüüd olla ja ma lähen magama tagasi ja tegele ise oma probleemidega. Et niimoodi ma läksin siis magamistuppa ennast riidesse panema, lõin vahepealse toa ukse, mis oli umbes nii paksu klaasiga. Lõin selle ukse kinni, samal ajal värisesin sellest adrenaliinist tõenäoliselt. See viha kõik, mis oli nagu kogunenud, et uskumatu, et ma olen sinnamaani jõudnud. Et sealt tuli sul selline avastu. Jah, et minu enda asjad hakkavad killade-kollade kokku varisema. Et ma lõin oma ukse käega kinni niimoodi, et mu käsi läks läbi selle ukse, läbi selle klaasukse. Ja ma suure kiiruga tõmbasin ka siis läbi purunenud klaasi enda käe läbi selle ukse. Ja mul siis siin on ilusti näha randme koha peal väga sügav siis sisselõige. Ma kaotasin väga palju verd. Mulle kohe kutsuti kiirabi ja kiirabi oli tõesti paari minutiga kohal ja viis mu siis EMO-sse, minuga tegeleti kohe, lapiti kokku, ma sain 11 pistet, peaaegu oli vereülekannet vaja ning tohtrid ütlesid, et siin on 1-2 millimeetri küsimus, kui oleks arter saanud viga ja teid ei oleks olnud enam olemas. Et vahet ei ole, millal me oleksime kohale jõudnud, teil oleks kõik. Et see kogunenud vihakard sellest eelnevatest aastatest tegelikult, ma saan aru, oli siis sellesse ühte ukse lööki nii-öelda sisse pandud. Tõenäoliselt, jah. Sest siit, kui sa räägid, siis ma tunnen, et selline üks olukord lihtsalt oleks enne seda oleks eelnenud meeldivad olukorrad ja selline närvisüsteem vist oli juba nii selline kõrge või see stressitase oli nii kõrge, et närvisüsteem ei pidanud vastu, et täitsa võimalik, et see viha oli nii suur, et ei teadnud, kuhu seda nagu ära panna. Ja ma juba ise mingil hetkel tundsin, et ma olen ise psühhopaadi omadustega juba või kuidagi selliste omadustega, et mul oleks vaja võib-olla mingit alalist arstiabi. Et ma lähen kõnnin ise vabatahtlikult sinna Seevaldisse räägin ära, mis minuga toimub. Tõesti empaatilistel inimestel need omadused sellised, kus nad tunnevad, et nad on ise nagu midagi on viga ja ma olen ise hulluks minemas ja see ongi täiesti loomulik peale psühhopaadiga või nartsissistiga suhet. Et see, kuhu sa jõudsid endas nii palju kahtlema hakanud ja et sul endal on, et sa oled ise hull, et see on täiesti loomulik, et tavaliselt tekibki selline kahtlus. Nii et sa jõudsid sinna, kus selliste omadustega suhe niikuinii viibki.
selline lahkuminek või selline märkamine, et nüüd on, et noh, igalühel meil on selline, mis ma ütlen, piir. Ja see piir võiks ju olla selles kohas, kus need punased lipud on ju alguses tulevad, kui me mõtleme tagasi sellisele suhtele. Aga see piir, ma saan aru, sinu jaoks oligi selles kiirabi sõidus. Absoluutselt see teadmine, et tänu sellele olukorrale, sellele paari suhtele ja kooselule olen ma sattunud olukorda, kus ma peaaegu oleksin võinud kaotada oma elu. Et mu laps oleks kaotanud oma ema. Päris hirmutav. Kas see kõik on seda väärt ja kui me oleme jõudnud selliste tülideni, mis siit siis edasi tuleb? Kas ma panen ennast ja enda last sellisesse olukorda? See oli põhjapanev. Peale seda olin ma nädalaga sealt läinud. Et siis ma füüsiliselt kolisin tema juurest ära, kuid vaimselt ja emotsionaalselt me ikkagi jäime kuidagi moodi kokku. Et ma kuidagi mõtlesin, et meil on võimalik teatud tasandil suhelda selliselt, et me avalikult nagu ei ole koos ning mul on võimalik ka säilitada meie see ühine kuidagi tutvusringkond ja niimoodi, et ma väga kergesti siis langesin ikkagi sellesse olukorda tagasi, kus ma vaimselt, emotsionaalselt ja ka füüsiliselt olen siiski temaga seotud, kuigi me koos ei elanud. Et seal läks nüüd nõks ikkagi aega enne, kui ma selle ütlesin põhjapanevalt välja, et nüüd on absoluutselt nii kõik, et päriselt siit me enam tagasi ei lähe. Mis see olukord oli siis, kus see täiesti kõik oli sinu jaoks? Seal tuli veel hunnik petmisi, sellist häbitunnet, igatepidi minu mahategemist, minust üle sõitmist, selline avalik häbipostis olemine juba, kus inimesed tunnevad mulle kaasa tänu sellele, et mind lihtsalt järjepidevalt nii-öelda ka siis avalikult niimoodi, et teised inimesed teavad, et ta petab, mina olen ainukene, kes ei tea, keegi räägi ka mulle. Et sellised olukorrad või siis tema suhtlusviis, mis oli juba avalikes nii-öelda seltskondades selline väga üleolev, mahategev, kritiseeriv, inetu, kus ma ikkagi pisar silmis lahkusin kuskile taha ruumidesse või tualettruumi pisar silmis ja mõtlesin, et täiesti uskumatu. Ma olen sellises kohas, kus niimoodi võib mind lihtsalt maha teha avalikult teiste inimeste juuresolekul ja nende kuuldes. Et see piinlikkuse tunne nii-öelda siis oli sinu jaoks selline lõppotsuse määrajaks. Alandus, häbi, piinlikkus. Lõpus oli lihtsalt tülgastus, isegi kui ma proovisin temaga viibida samas ruumis, siis ma juba tundsin füüsiliselt nii suurt tõrget, et ma tundsin, et minu jaoks oli see minupoolne nii-öelda feikimine, et kõik on okei või mingisugusel suhtlustasandil omavahel suhtlemine ilma, et ma suudaksin talle nähvata midagi või väljendada, et seda ebamugavustunnet, mis mul temaga on igapäevastes või iganädalastes kokkupuudetes, ilma et ma mainiksin midagi, mida ta 5 aasta jooksul teinud on või kuidas käitunud, et ma ei uskunud mitte ühtegi sõna, kui ta ütles, et ta läheb hommikust sööma enda emaga. Ma isegi ei suutnud seda uskuda. Kui ta ütles, et ma lähen nüüd tualetti, ma ei uskunud seda ka, ma ei uskunud mitte midagi. See inimene tundus juba sulle selleks hetkeks täielik vale. Ja tol hetkel see süvenes veel selliselt, et ma hakkasin kahtlema enda töökaaslastes, kolleegides, enda sõprusringkonnast. Mul tekkis nii suured usaldusprobleemid ja kõik sellised, et ma lihtsalt tundsin füüsiliselt, et mul on vaja lihtsalt eemale saada. Ja mul parasjagu sattus olema ka see mingi võrgustik, kellele ma lihtsalt lahinal sain kõik ära rääkida ja kes tulid, hoidsid kätt füüsiliselt mu kõrval ja ütlesid, et kui midagi on öösel päeval, helista, kirjuta, me tuleme kohale, me oleme su kõrval, me aitame sind, sel korral on päris lõpp ja nii ongi. Ja täpselt nii läkski. Et sind aitas ikkagi see toetajaskond.
kelle sa olid kuidagi siis mingil hetkel seal lahkumineku ja tagasimineku ja seal suhtlemise ja seal vahel ikkagi saavutanud inimestega taas ühenduse. Ja need inimesed, kusjuures nii naljakas, kui see ka ei oleks, siis need inimesed olid ka naisterahvad, kellega minu mees oli siis mind petnud. Et selline olukord, et kus meie moodustasime siis gruppi, kus me ühel hetkel soovisime teada, et kes, kuidas, keda pettis, miks pettis, me rääkisime oma lood ära, näitasime oma telefoni screen'id ja vestlused kõik ette, mis meil selle ühe meesterahvaga siis oli. Saime teada selle päris tõe ja otsustasime siis selle asemel, et joosta jalge vahel tagasi tema juurde, et me tuleme ja moodustame sellise ühise toetusgrupi koos, kus me oleme üksteisele toeks ja aitame üksteist mitte minna tagasi sinna sellesse kohta. Ja tänaseks päevaks on nendest inimestest saanud, ma võiks öelda, et isegi sõbrannad, kellega me suhtleme igapäevaselt, käime kohvil väljas, saame kokku, sööme koos. Need petjatest eksid või need, kes on varem olnud koos, see on huvitav kooslus, mis võib tekkida pärast seda või selline suhestumine ja sarnasus. Sest minul on olnud isegi hästi huvitavaid olukordi selliseid, kus minu ekskaaslase armukesed on siis hiljem tulnud minu juurde teraapiasse, mis on veel eraldi selline, et tavaliselt ei lähe terapeudi juurde või nii edasi. Aga kuna siis nagu see teema võib-olla, millega ma tegelen, on palju siis konfliktsed suhted või nartsissism või selle tagajärjel tekkinud nende kahjustused, siis nende teemadega on ikkagi ka tuldud, kuna nad on aru saanud, et ka mina olen seda kogenud. Et siis see on ikkagi ajendanud, et ka ma mõistan võib-olla rohkem, kuna seotud ka üks sama isik. Et see on olnud selline natukene paras koomiline hetk, et oissand, et jah. Aga ometigi jah, et lõpuks ühine kogemus seob. Absoluutselt, meie tunneme ka samamoodi, et tõenäoliselt me ei oleks niimoodi kunagi kuskil lihtsalt niisama kokku sattunud ja sellest ei oleks mingit tutvus- või sõprussuhet edasi arenenud, et täna me oleme väga tänulikud, et me oleme üksteise elus olemas ja et me oleme üksteist selliselt aidanud. Meie vahel ei ole mingit vimma, et keegi kuskil võttis minu mehe, et pigem me oleme väga õnnelikud, et me oleme kõik sellest olukorrast pääsenud, kes natukene lihtsamalt ja peale lühemat aega, kes peale pikemat aega. Et ma olen väga tänulik selle üle ja tõepoolest mul on tänaseks olemas väga armastav elukaaslane, kes ka toetab mind, kes elas ka alguses üle minu nartsissistist elukaaslase ukse ja akna taga käimised, koputamised, sellised vihaood ja paranoia, et kellega sa oled ja mis sa teed ja sellised, et jah, täna ma olen väga heas kohas endaga. See paranoiline käitumine on vist väga hirmutav. Absoluutselt. Ma siiamaani tänase päevani elan esimesel korrusel. Ma plaanin seda olukorda kindlasti muuta, et vaatan teinekord aknast välja, et kas tuleb, kas sõidab mööda mingi tema auto, siis mul on kohe lähevad silmad ja kõrvad kikki, et selline väike paranoia on ka endal olemas, et see on ikkagi üsna kohutav, kui keegi laseb kuskilt trepikojast või aiast sisse ja siis ta kõmmutab mul ukse taga, et kellega sa oled ja mis sa mulle teinud oled ja laske sisse ja huvitav, mis siis kõik juhtuda võib, et kes kellele kallale läheb või mis nüüd saab. Et ma olen unenägusid näinud sellest, kuidas ta mul ukse taga piilub sisse, jälgib või siis ma ei tea, viskab kividega aknasse või munadega või veel midagi hullemat. Oh my god, nightmares ka veel. Issand, need on ka selline kohutav tagajärg. Et kuidas sa ennast muidu täna tunnen? Ma saan aru, et see selline tore suhe ikkagi aitab ka väga palju ennast taas vaadata, et issand, et inimene tegelikult väga palju ju meid mõjutab ja kui selleks on ikkagi kas psühhopaat või nartsissist, siis see on ikkagi laastav, et kuidas sul õnnestus see normaalne suhe endale siis pärast sellist kogemust saada? Ma arvan, et meil kindlasti ei ole selline tavapärane normaalne suhe. Me olemegi üksteisele teadvustanud, et meie
minevikus läbielamised mõjutavad meid täna ja kindlasti mõnda aega veel peale seda, sest mingitel hetkedel on see raku tasemel selline kas hirm või need olukorrad tulevad kuidagi, ongi raku tasemel, tulevad meelde meil niimoodi, et me ise ei kutsu neid võib-olla ligi, aga teinekord nad lihtsalt ise tulevad ja hiilivad. Ja siis see judin käib niimoodi üle või selline korraks langed sinna sellisesse olukorda, et issand jumal, kas see ikkagi on päris, mis praegu toimub või ta ei ole päris. Et ma ju arvasin enne ka, et see oli päris, aga see ei olnud päris. Mis ma mõtlen, kas on okei, mida ma mõtlen? Ei ole okei. Vahepeal tekib selline natukene mingi kaos enda sees, et appi, ma ei tea, kas see on unes või see on ilmsi. Et see aju teeb ikka trikke siiani, sellepärast, et see enese hävitus või tema poolt tekitatud su enda kahtlemine endas on selline ennast hävitavalt mõjunud ja see on ka nagu läheb veel aega, et see aju harjub ära, et see ikkagi on möödas, et see trauma on ikkagi selline laastav. Ja ütleme nii, et mõnda aega veel, et ma enda jaoks kujutan ette, et selline aasta pärast ma kujutan ette, et ma ikkagi nii tihti selle peale ei mõtle või ta ei tule mind külastama. Et siis ma arvan, et siis ma loodan vähemalt, et meil on juba enda perekond koos. et teel siis nii-öelda turvalisuse poole iseendas. Igal juhul väga äge on sind vaadata siin praegu ikkagi tegelikult naerusuul ja siis et sa selle kogemuse oled enda jaoks nagu läbi mõtestanud ja et see tegelikult ikkagi jääb sul minevikku. Et loomulik on, et sellest nagu mingid flashbackid ja selline mälu veel trikke teeb, et ta selles mõttes on loomulik osa sellest. Aga on äge vaadata, et sa oled sellest läbi tulnud, see on jäänud kõigest kogemuseks ja et oled saanud, kuidas ma ütleks, nagu endale luua ka terve suhte, mis on ka ülioluline, et saada ikkagi ennast näha hoopis teises valguses, sest et meie partner ka tihti mõjutab meid ju nii tugevalt ja selle läbi, kuidas ta meid mõjutab, nii me ka areneme ja kasvame ja kui see on selline kohutav ajuterror ja mäng ja selline, siis see mind game, mis siin peas toimub, see lihtsalt kaod ära ja midagi pole teha, me peame väga hoolikalt vaatama neid red flags'e ja päriselt uskuma neid red flags'e kohe suhte alguses, sest hiljem on juba hilja. On. Ma esiteks tahan tänada, et sa kutsusid mind siia. Mul on selline tunne, et see endast lõpuks ometi välja rääkimine sellest mul on tohutu kergendustunne ja vabadustunne. Ma arvan, et see on üks samm sellel täiesti lõpliku lahtilaskmise suunas. Ja teine asi, mis võiks olla minu üks soovitus, et isegi kui on siuke imepisikene red flag, kus sa juba alguses mõtled, kas huvitav, kas võib nii olla või see päris täpselt ei ole see tunne, siis juba peaks tegelikult jooksma. Isegi kui ta on siuke hästi väike, et see tunne sees peab olema algusest peale ainult jah. See on õige. See on võib-olla liiga hea, et tõsi olla, aga kui seal ei ole kordagi selle protsessi käigus seda, et no vot see oli midagi, mis päris täpselt ei ole okei, aga kõik muu on, siis tegelikult tuleb joosta juba. Kannatada ei tohiks ja mööndusi teha ja mõelda, et küll ma selle saan ise ära parandatud, et pole hullu. Et see on juba selline alguses kaval mäng. Absoluutselt. Igal juhul, Aune, suured tänud, et sa jagasid oma lugu ja ma tajun su kergendust siit kõrval diivanist. Et väga äge ja aitäh kõigile, kes kuulasid, vaatasid ja jällegi üks lugu, kus on võimalus suhestuda ja millestki jällegi õppida.